Eesti Jahimeeste Selts on läinud sellisele uuele teele, et üritame vastupidiselt mitte loomi kohale kutsuda, vaid neid eemale peletada maanteedelt, siis minu kui projektijuhi ülesandes on selle teemaga nüüd oleme jõudnud sinnamaani, nagu sa väga hästi tead, et me oleme neid nüüd paigaldamas, aga kuidas Tartu vaates oht üldse tegelikult on, kui suur on liiklusõnnetuste ja kokkupõrgete arv ulukitega siiani Tartumaal olnud, kui palju efekti sa sellest reflektorite, valgustõkke reflektorite paigaldamisest loodad? Iseenesest neid õnnetusi on palju ja kahju on ikkagi ju olemas. Et kindlasti, kui see asi toimib, siis efekt peab olema suur. Kui praegu nagu ikkagi tuleb neid teateid õnnetustest siin sügisel kindlasti rohkem hakkab tulema, siis lihtsamini neid ulukeid säästa, mitte autoga küttida nii-öelda, vaid ikkagi lasen tulla metsas ja ikkagi jaht selleks arvuks reguleerimiseks. Meeste aeg maksab ka midagi nende ulukite koristamisel ja kui seda võrrelda selle kahju poolega, mis ulukitele langeb, siis see kindlasti on teine osatähtsus, et kui palju täna mehi üldse on, kes koristamas nii-öelda usinalt käivad, on neid mehi raske leida? Neid mehi ei ole raske leida, nad kujunevad ise välja ajalikku. Kindlasti see on aeg, mis maksab. Kui see reflektor aitab, seda kindlasti aitab kokku hoida ka aega. Aga samas ei saa nagu rahasse kõik ümber panna, et midagi peab tegema enda ütleme, äranägemise järgi ka, et mis on ikkagi siis nagu looduse hoidmise seisukohalt. Jah, jahimeeste tüüpiline vaade on asjadel alati olnud ikka see, et me käime küttimas, korraldame küttimist, reguleerime ulukite arvukust. Siin me nüüd reguleerime ulukite arvukust tagasi. See on, ma arvan, see võtmena vist. Aga selle sõnumiga, et me oleme reflektoreid paigaldamas, tuleme kindlasti välja eraldi suurema pressiteatega. Täna me oleme sellel teel ja ma arvan, et 1. oktoobrist me vist võime öelda, et ka Tartumaal on need reflektorid siis teelõikudel väljas. Ja kaardirakendused kõik meil tulevad, nii et kui huvilised tahavad teada, millal ja kus need lõigud asuvad, siis jahis.ee peaks olema see koht, kuhu vaadata. Seal on ka Tartu lõigud väljas. Pigem tuleb see info ikkagi Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehele EOTS.ee. Kuidas see välja hakkab nägema, eks asjad selguvad, aga... Ja Tartumaalt on valitud mitu lõigu kokku? Kus need reflektorid on paigaldatakse, on 5 lõiku. 5 lõiku. Nii on selline meie lühikene tänane intervjuu. Tõnu Peterson, Tartu Jahimeesklubi juht ja siit mina kui projektijuht tänan ja usun, et me toome meie külastajatele, kodulehi külastajatele täiendava